Miniburger veiselihaga. Tegelikult kukli küpsetamine pole lihtne. Teeme klassikalise pärmi taigna. Üks muna. Või jahu. Paneme selle pärmi ka siia ära. Soola hästi natukene sinna juurde apelsinipipart. Selline kikk. See annab hästi kerge värvi ja toob esile sellist apelsini või pomerantsi mekki. Ma teen ühe suure hamburgeri palli. Vaata, siin on üks nipp. Siis palli alati tehakse niimoodi. Ja tulevadki uued nipid. Aga vaata kui ilus. Ja nüüd läheb kerkimisse. Kuklid on ilusti kerkima pandud. Rain, kuidas inimesed kodus saavad teha, kui neil ei ole auruga kappi? No siis tuleb võtta praeahi, pane ta 30 kraadi juurde, kui on kas siis pöördeõhk ja sinna alla võiks siis panna kausi kuuma veega. Et tekiks see aur, jätame nad siia kerkima ja lähme toimetame edasi. Kuule, et meil on väiksed muutused ka, me igaks juhuks siis anname sulle teada, mida me su retseptis muudame. Mulle isiklikult väga-väga meeldib, kui burgeri vahel on sibulamoosi. Väga nõus. Sibulamoos kui selline sobib ka väga hästi just grillitud ja võib-olla ka barbecue lihade juurde. Nüüd läheb võidu kukli keerutamiseks. Oluline on tugevalt pressida ta vastu ja lähed õrnalt tuled, et suuremad ringid ja valmis. 18-aastaselt sai neid kukleid veeretatud ja ma mõtlen, et ma veeretan 3. palli. Mul on tunne, et mul on otsmik märg, käsi on jumala väsin. Need lähevad kerkima. Ilma naljata võttis otsmiku märjaks. Me teeme sinna kõrvale kohe kindlasti ju ühe vinge kastme. Ma olen kuulnud selliseid lugusid, et neid kastmeretsepte lausa pärandatakse. Kastmeretsept on kõige salajasem asi. Meil Barbecue Symphony võistkonnal on ka oma väike, väga hea sala kastmeretsept, mis on pärinenud mu hea sõbra Jassi käest. Ja me oleme seda juba kasutanud pea 15 aastat. Tema oli Eestis üks esimesi kokkasid, kes Absoluutselt. teles selle raja on ju sisse tallanud. Ongi, no vaata, ta ongi nagu meie jaoks esimene iidol, eks ole, nii minu jaoks, kui sinu jaoks, kui ka paljude teiste jaoks. Nii, aga ma loodan, et sa usaldad mind ja ma keeran kokku ühe hamburgeri kastme. Paneme vürtsi, voksti, suitsust, nooti siia alla. Teinekord on väga mugav ja hea võtta tegelikult ju ka valmis kastmeid. No täpselt. Nii. Siia oleks vaja hapet juurde. Tabasco on üks, mis on küll vürtsikas ja happeline. No mul on selline pidu praegu suus, et täitsa hullumaja. Siis on kaste valmis. Super! Me oleme oma esimese käiguga praktiliselt valmis saanud. Kas sa tahad näha, millised meie kuklid on? Ei taha. Okei, tahan küll, väga tahan. Kuule, see mine pekki, kui ilusad. Kuidas teil endal seal kodus läheb muidu? Meil läheb mõnusalt. Eleri oli teises toas, tegi tööd. Me Elviinega laulsime Uncle Johni ja nii meil päevad mööduvadki. Väga mõistlik. Ega näppe ei valuta? Ei valuta, kõik on hästi. Aitäh, et sa ikka muretsed mu pärast. Elviine ütleb ai. Aga Elviine ikka ütleb, et tähede ai. Sinu peale me jätaks liha. Sa oled ikkagi barbecue ja grillmees. 100% Eesti veis, palju valku. Üks nipp, kui me nüüd hakkame pihta käe vahel veeretama, see mass peab olema võimalikult jahe. Siis ta jääb niimoodi ilusti kokku, ma saan vormida. Aga mis maitseainet sa lihale üldse paneksid? Mina panen ainult soolapipart, kui sa oled nõus sellega. Lihtsuses peitub võlujõud. Ma olen nõus. Absoluutselt. Sool ja ole lahke pipart. Ja ma panen need pipid veel enne ahju panekut külma ja ma panen grilli peale tegelikult siis külmkapist võetavad pipid. Ja sellega ma välistan ära, et see rasv hakkaks sulama. Ja teiseks, mis on hea, sellega saab ju väga hästi kontrollida ka seda medium temperatuuri. Absoluutselt, tahtsin just jõuda selleni, et siis on ju, jääb pihv seest roosa, mis on hamburgeri puhul väga oluline, et ta ei läheks kuivaks. Tule vaata nüüd seda asja. Mõnus suitsune. See on ehtne Ameerika selline suitsuahi. Lipp on peal, näe. Hops, vau. Mine vekki, see näeb nii hea välja. See näeb mega hea välja ja tead, mis kõige hullem on? See maitseb ka hästi. Tšau. Meil küll nii lõbus ei olnud. Me tegime tööd ikka siin kodus. Jah. USA.
teeks nüüd ühe proovi hamburgeri. Nii. Esimene käik, ameerikapärane miniburger.